Ja tänu issand, isa, me täname, me võime tulla sinu palge ette ja kuulama, mida sina kogudusele ütled, issand, ja me ei vali siin sõnu ja me ei ole kuskil restoranis, me võtame seda, mida antakse ja ei nurise manna pärast. Et issand, sina tahad ikkagi oma sõna järgi meid tugevdada ja sinu sõna on meile tõesti lambiks jalgadele. Ja kuidas hoiab noor inimene oma teeraja sirge. See on selgelt kirjas, kui ta peab sinu sõna järgi. Siis me tahame sinu sõnas olla radikaalselt kinni ja lihtsalt meile meeldib see sõna, sest sina oled seda teinud. Meile enne me meeldinud, kui me olime maailmas, aga nüüd on hakanud meeldima. See teeb kohtlasegi targaks. Ja tänu issand, me palume issand, et kõik, mis on sinu vaimust, võib minna südamesse, kõrvakoudu sisse ja sinna head vilja kanda. Ja kõik, mis ei ole sinu vaimust, tas läheb ühes korras sisse, et teisest minema välja, et ärgu jäägu see kuskile meelde. Isa, sinu ja taet mööda. Amen. Nii, et siis ma siin sirvisin, võtsin lahti kõnele Jumal, vaata, mis ütleb. Ükski, no ongi ta. Minu sõna on lambiks teie jalgadel ja valguses teie rajal. Ükski raskus ei pea teid kohutama. Te teate kõiges, mida teha ja kuidas toimida ja pidage meeles, et valgus peab alati käima koos teiega. Valgus peab teid hoiatama, lohutama, soojendama, aga ei pea teile paljastama teie tulevikku. Minu teenija ei pea teadma tulevikku. Minu tõeline vaimulik laps rõõmustab täna, ta ei karda ega muretse tuleva pärast. Nii tuleb teil elada. Ja mina teie issand käin koos teiega, valan oma aupaiste teie ümber, peab teie tulevik olema alati varjatud. Kui te ootate ilmutust teie tuleviku ja teie vaimuliku arengu jaoks, ei ole ma seal. Aga kui tulevik saab praeguseks homseks, on minu valgus ja juhtimine ning imet tegev vägi teiega igavesti. Rõõmustage selle üle. Jah, me ei pea siin, tulevik on meil niikuinii Jumala sõnas kirjas ilmutusraamatus ja meie ei pea mingi plaane tegema. Muidugi on ka olemas ka prohvetid, kes ilmutavad meile ka tulevasi asju. No, see oli raamatust loetud, see, mis praegu võtsin. Nii, ma kasutan siin Andrei Zapavarovi mõtteid ja siin on segatud ka sellega, mis minul üles keeras ja see tema see saade viskas mulle ette ühel hetkel ja ma vaatasin, no see on absoluutselt tänane päev, et sellest tuleb rääkida ja Jumala vaim andis selle nagu mulle sinna ette ja ma vaatasin sealt selle läbi ja see on väga tahke roog. Ütleme kohe, kui on piimajoojad ka YouTube'is vaatavad, siis tuleb piima juua. Aga see on väga tahke toit, mis praegu tuleb. Nii, nimed on kristlikud hübriidid. Kristlikud hübriidid, on olemas kristlikud hübriid. Ei ole inimene, praegu tehakse roboteid, vaata, ei ole ju inimene, ta on metallist, aga inimese näoga ja on targem kui isegi mõni inimene. Aga ta on hübriid, ta ei ole nagu originaal. Nii, ma lähen siis selle juurde Jesaja 61, 1-3, hakan kui Jumala sõnaga. Issanda Jumala vaim on minu peal, sest issand on mind võidnud. Esimene asi on see, mis asi on üldse evangeelium. Mis asi on evangeelium, siis tuleb väga selgelt välja, mida peab kuulutama. Lõpuajal tuleb igasuguseid evangeeliumi. Ma olen siin saanud tagasisidemeid, et inimesed on, kes on vale evangeeliumiga läinud sinna lõksudesse, igasugustesse, neid enam sealt välja ei saagi. Nad on lihtsalt ongi juba, nagu Paulus ütleb, nad on ära neetud, et tõevalgus enam ei paista ja siis hakkab see moonutus ja neid ei ole võimanud enam muuta. Mõistus on rikutud, on nagu aru saada. Aga tegelik, kuidas evangeelium on Jesaja 61. Issanda Jumala vaim on minu peal, sest issand on mind võidnud. Ta on mind läkitanud viima rõõmu sõnumit alandlikele. Number 1, viiakse alandlikele, mitte uhketele. Parandame neid, kellel on murtud süda. Kui kellelgi on murtud sõna, tema jaoks on evangeelium
kuulutama vabadust vangidele. Kõik, kes on teemonlikkudes ahelates ja vangidest, kuulutama nendele vabadust. Avama pimedate silmi, kui keegi ei näe, ka vaimulik pimedus, siis avama silmi, et nägijaks saada. Kuulutama issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksupäeva. Kas keegi teab tänapäeval? Kuulutatakse evangeeliumi, kus kohas see sõna on ära võetud, kättemaksupäeva ei kuulutata enam. Terve ilmutusraamat on kättemaksupäev. Siin ütleb selgelt, kuulutame meie Jumala kättemaksupäeva. Trööstima kõiki leinajad, andma Sioni leinajale, kes Sionit leinavad, lauba ehte tuha asemele, rõõmuõli leinarüü asemele, need, kes on kurvad, need saavad rõõmsaks, kes on leinajad, saavad rõõmsaks, saavad lauba ehe ja ülistusrüü kustuva vaimu asemel. Kui sa oled seal sihukene kustuv, tead, taht seal, ülistusrüü selga hakkad kiitma, kiidetud olgu issand, ülistusrüü, see on evangeelium. Et teid nimetatakse õiguse tammedeks, issanda istanduseks, millega ta ennast ehib. Jumal ehib ennast meiega. Meie oleme tema ehtimise. Meiega ta ehib ennast, kui me oleme sellised. Ülistusrüü. Nii, ilmutuse raamatus on, see on nüüd niisugune evangeelium, on õige evangeelium kuulutada. Ilmutuse raamatu 14:6-7 ütleb täpselt samat asja teises võtmes. Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat, sellel oli igavene evangeelium. See evangeelium on igavene, isegi taevas räägitakse edasi evangeeliumit. Et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal. Kõigile pagan hõimudele, suguharudele, keeltele, rahvastele ja ta hüüdis suure häälega. Näed, evangeelium. Kartke Jumalat. Kui Jumala kartust ei ole, siis ei ole see õige evangeelium. Kartke Jumalat ning ülistage seda. Kui ei ole Jumala kartust ja teda ei ülistata, siis on evangeelium ei ole õige. Ja sest tema kohtumõistmise tund on tulnud. Näed, kohut tuleb mõistma. Armuaeg on kohtumõistmise aeg, on kättemaksu ajad. Ja seda tuleb kõik evangeeliumis rääkida. Igal asjal on oma koht. Ning kummardage teda. Me peame teda kummardama, kes on teinud taeva ja maa, mere ja veteallikad. Ilmutus 14:6-7. See on evangeelium, mis tegelikult peab kuulutama. Et mitte ainult ühepoolset, et võtame ainult selle tüki. Kõike peab kuulutama ka seda, kui kes Jeesust ei taha, see kirjutab ennast põrgusse. See on õige evangeelium. Ise ennast kirjutab. Jumal ei taha saata, aga inimesed ise saadavad ja tahavad ennast hävitada, sest inimene on see. Nii, kes on need kristlikud hübriidid? Igale Jumala lapsele on antud and ja see and võib aktiveeruda 2 erinevast allikast. Meil on annid olemas, aga aktiveeritud võib olla 2 erinevast allikast. Esimene on maine. Need on need, kes midagi teavad usumaastikul, vilja ei tule ja sebivad ringi hinge meeles. Teised on need, kellel on püha vaimuand ja nad ei loe sõna ega katsu allikat läbi. Ühes on lihtsalt sebivad ringi, lihtsalt on nagu usklikud nimekristased, nende tegelikult ei ole Jeesusega kunagi kohtunud. Aga ühed on need, kellel on püha vaimuand ja nad ei loe sõna, aga nad ei loe sõna ega katsu läbi allikat ja nad saavad oma laiskuse tõttu, uhkuse tõttu, auahnuse tõttu, kadeduse tõttu, hingelikkuse tõttu ja nii edasi oma info ja väe teisest taevast otse saatanalt, kuna nad pole uskunud tõde ega tundnud tõde. Vaata, on olemas 2 allikat ja saatan teeb kõik järgi. Ta teeb püha vaimuga järgi. Reaktsiooni raamatus ütles, et nad pidasid püha vaimu, saatana see teemaite oksed püha vaimu võidmiseks. Kui läbi ei katsu, kui Jumala sõna sulle ei meeldi, siis tuleb mingi okse pähe ja hakkad seal, oi, ma sain püha vaimu täis. Meil on 2 allikat ja on 2. taevas ja 3. taevas. Me peame 3. taevas saama.
Paljud ütlevad mulle tol päeval näiteks, issand, kas me pole sinu nimel ennustanud, sinu nimel kurja vaimu välja ajanud, sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Nad tegid kõik, kurja vaimu ajast välja, vägevaid tegusid tegid kõike, ühesõnaga, mis peab Jumal laps siin maa peal tegema. Nad tegid seda kõike Jeesuse nimel, mitte kellegi muu nimel, Jeesuse nimel. Ja Jeesus ütleb, ma tunnistan teile, ma pole teid kunagi tundnud. Minge ära mu juurest ülekohtu tegijad. See salm ütleb väga selgelt, et nad on ammutanud oma jõu Jeesuse nime sinna ette panda, aga ammutanud jõu teisest taevast ülekohtu tegija poolt. Ülekohtunik on saatan, teisest taevast on seal langenud inglid ära moonutanud. Nad ei ehitanud kalju peale, tegutsesid oma andidega kuradi heaks. Neil on hübriidid, tehes ülekohut ja toites oma uhkust. Vaata, see viljad on sellised, kui sa toidad oma uhkust, sa ei anna au issandale. Kõik su asjad lähevad ainult mina. Seal on väga karmid lood. Selle tagajärg on, et teisest taevast sa saad selle info. Esiteks teise taeva infolised on ka need, kes ütlevad, et Jumala sõna ei ole vaja lugeda ja seda ei pea üldse lugema ja saame lihtsalt hääle järgi. Need on kõik teise taevaga ühenduses. Et Jumal tahab seda rääkida, et me peame kolmanda taevaga ühenduses olema. Tõde nad ei tahtnud, neile meeldisid imed. Kui sul meeldib imed, siis on see esimene asi, mis sa saad. Sul peab meeldima Jeesus, siis tuleb ime ka. Sest tunnustähed järgivad usklikke. Nad lähevad sulle järgi, mitte ei lähe ees. Ja ülekohus, sest nende allikas on ülekohtune, ehk saatan. Nad lasid ennast petta, religioossetest saavad ülekohtu orjad. Neil on silmad kinni, relv taskus. Kui keegi on lugenud Rick Soineri raamatut, siis on Rick Soiner käis oma nägemuses, nägi, et ühed kristlased olid sõjaväe vormis, ühes aedikus kinni, nagu on teemolik aedik oli kinni ja püssid olid neil käes õlal ja mitte mõõk või püss. Ja Rick ütles selle ühele seal nägemuses, kes seal patrullis, need olid kristlased, üks patrullis seal nagu seal ääres, ja ütles talle, sa oled vangis, et sa oled tegelikult vangis, sa ei näe, aga sa oled vangis. Selle peale võttis ta kohe püssi välja ja sihtis, mis asja? Öeldi, püss välja kohe ja öeldi, et kuidas sa julged öelda, et me oleme siin vabas, kuidas sa saad julged meile öelda, et me oleme vangis. Vot, niimoodi kohe, nad lähevad kohe marru, kui sa midagi neile ütled, kohe sealt võtad püssi välja. Need on kristlased sellised, kes on teised ajavalised hübriidid. Siis Rick taganes seal ja proovis kuidagi teist teed seletada neile, et te olete aias kinni, et see, kus te olete, on vangla, aga need ei lastunud midagi enda kohta öelda, olid nii pimedad, et vangid. Nad tegelikult olid pimeduse vangid ja teemonite orjad ja nad ei lastunud enam endale öelda, et kuule, tegelikult sa oled vang. See on samamoodi, nagu tänapäeval ütled kellelegi, et kuule, sul on kibeduse juurde. Ei tule mul, sul ise kibe. Kohe võtab püssi välja. See on täpselt see samasugune vang, nad ise on ahelates. Aga nad ei lase kellelegi endale juurde, kellelegi öelda ja nagu öelda, kuule, vaata, sul on aed ümber, äkki tahad aiast vabaks saada. Nad võtavad kohe relva välja, kohe tulistavad sind jalga. Vaata, sellised on nüüd sellised, kellel on juba, nad on sellega nii ära harjunud, nad arvavad, nad on vabad. Aga tegelikult on kaduvuse orjad. Nad tõotavad teistele vabadust, aga ise on kaduvuse orjad. Sa saad kingituse Jumalalt pühavaimu anni, kuid aktiveeritakse see ise, kas siis teisest taevast või kolmandast. Kui sa tahad olla aktiveeritud kolmandast taevaks, Jumala auks, mitte enda auks. Number 1 on see enda auks, mitte mingil juhul sinu nimi ja sina ei ole. Siis see nõuab ohvreid. Kui sa tahad olla Jumalaga ühenduses, tahad olla issanda sõber, see nõuab ohvreid, nagu Eenok käis Jumalaga ja siis võeti üles, ta käis kogu aeg Jumalaga, ta oli Jumala sõber, ta pidevalt käis, ta ei saanud, hommikul läks üles, Jeesus, kus oled? Vaata niimoodi, siis sa saad. Ja see nõuab ohvreid, absoluutselt puhtust ja etiketti, õiget usku, õiget ust, etikett ja õiget ust.
sissepääsu kuninga juurde. Teine taevas on sarnane jõed ja asjad, aga ebaseaduslikult ja sul pole vaja mingit hinda maksta. Teisest taevast tuleb info, et mis asja, ma korraks köhatasin ja kohe juba oli keegi kohal. Ei, siin niimoodi lähe, siin on see ei ole niimoodi, ei tule see. See nõuab ohvreid. Kus saavad Hollywoodi staarid näiteks? Passapavarov ütles, et väe. Teisest taevast, kõik need filmid, enne ma olin kunagi suur filmi hull, aga põletasin kõik ära. Mulle vaime käskis need kõik ära, kõik teemonikust allikast, absoluutselt. Kõik need on teemonid, on toonud need filmid õudukad sealt välja alla. Ja igasugused nõiafilmid ja mis need olid need. Ma ei teagi nende nõidades seal. Ühesõnaga need, mis neid näitatakse lastele. Teisest taevast ja ka Simpsonite multikas. Nad teevad seal kõik ette, nad teevad seal ette seda juba Trumpi kõike. Need on kõik seal ette seal oma multikates näidanud isegi situatsioonide juukse soojengud, kõik on ette. Kus on saavad? Teisest taevast selle allika. See allikas on teisest taevast. Ja teise taeva vägi on sama reaalne kui kolmanda oma. Vaata, saatan on moonutaja. Ta matkib, ta ei saa ise midagi luua, aga ta võtab selle Jumal oma ja väänab selle teiseks. Ja ka meie asi on see läbi katsuda. Ja Jumal lubab selle asjal toimida. Sest sul on, meil on valik valida tõe armastus. Tõe armastus. Ma tahan piiblit. Ma tahan Jumala sõna lugeda, vaatan siit piiblist järgi, kas on tõde. Ja kurat on see tõe moonutaja. Käib Jumala välja valitute ümber nagu madu ja meelitab täpselt samamoodi nagu Edenis sööma keelatud vilja. Võtke seda teise taeva vilja. Ta on täpselt samasugune nagu Edeni aias keerdunud madu meelitamas sind teistele aladele. Saul on üks näide, kes otsib Jumalat täie rauaga. Saul otsib Jumalat, see vaata ohverdab seal. Aga tema ei taha meelt parandada. Sauli probleem oli see, et tema ei taha meelt parandada. Ta oli võitud Jumala poolt, kuningriik, kõik kuningas, valitud Jumala poolt, aga kukkus Jumala poolt antud eksamilt läbi. Jumal andis talle eksami ja ta kukkus sealt läbi. Sauli oli vaja ainult meelt parandada. Ainult meelt oli vaja parandada. Saul ei teinud seda, et ta lihtsalt ei parandanud meelt. Ta ei ütlenud, mul on kahju või ma tegin valesti. Ta õigustas pigem ennast. Aga näed, Taavet teine kuningas. See sai oma veast kohe aru ja kohe hakkas meelt parandama paastuses ja issand alasta. Nii kui ta ütles, issand alasta, mis ma teinud olen. Kohe ta parandas meelt. Ütles juba prohvet, su patt on sul andeks antud. Juba tuli vastus, patt on andeks antud. Saul seda ei teinud. Ja Saul ei parandanud meelt ega otsinud Jumala palet. Ta otsis prohvetit. Ta otsis inimest, kes oleks vahendaja tema ja Jumala vahel. Ta ei otsinud otse Jumalat. Meie asi on otse otsida Jumalat. Inimene, tema otsis inimest, ta otsis prohvetit. Kus prohvet on? Et äkki on Jumal ümber mõtlenud. Ta ei liginenud ise Jumalale. Hübriidid on sellised, kes otsisid Jumalat, said Anni. Jumal hakkas nende elus pattu paljastama ja korrigeerima, noomima ja nad ei alistunud ega tahtnud parandada meelt. Sellisel juhul jääb püha vaim vaikseks nende elus ja lõpetab rääkimise, noomimise, patu paljastamise. Vaata niimoodi vaikselt püha vaim taandub. Aha, ei taha, enam ei taha. Ja ühel hetkel leiad ennast juba, et seega mõni patt. Ta ei jäta hübriide maha, kuid ta ootab, kuni sa teed seda, mida ta palus sul teha. Hübriidil on võimalik ka meelt parandada sealt teise taeva asjad ära lõigata krõks ja tulla meeleparandusega issanda ette ja patust pöörduda. Kui sa ei taha andestada, kibedusest lahti öelda, patu sõlmede lahti arutamist ei taha, ärme patuga tegele, siis oled sa Saul. Sa oled hübriid, kuna sa ei taha lahti arutamist, tegelikult arutatakse kõik lahti. Patu valguse kätte toomist, sest uhkus ei luba ennast salata. Jumal ütleb väga selgelt, kui te ei salga ennast, siis ei saada olla minu jüngrid. Sa pead ennast salgama. Sa pead selle patu üles tunnistama
ja paluma meeleparanduse vaimu. Nende meeleparandus, hübriidide oma on oma õiguse läbi surumine minu tahe sündigu. See on see, et ma olen õige, hakkavad õigustama igat oma üleastumist, kohe õigustama kiiresti, kohe sõna valant taga ja õigustama oma üleastumist. Samaväärne on nõidusega on sõna kuulmatus. See on täpselt samaväärne. Jumala silmis on sõna kuulmatus kõige vastikum ja kohutavam patt. Saul astus sõna kuulmatusse ja Jumal sulges tema kohal kohe taeva. Astus sõna kuulmatusse, sulges taeva. Need on inimesed, kes otsisid Jumalat ja kui Jumal midagi ütles, siis nad ei teinud seda, kibestusid Jumala peale, kuna Issand tahtis sinu iseloomu muuta poja näo sarnasemaks, aga sina ei lasknud lahti sellest, millest kästi sul lahti lasta. Jumala plaan on alati meid muuta oma poja näo sarnasusse. Meid muutakse järjest kirkusest ausse. Me peame kõik saama Kristuse näo sarnaseks. Kui Jumal meid tahab hoolida, siis me peame lubama seda teha. See nõuab alandust ja oma uhkuse mahapanemist. Jumal tahab, et sa sooritaksid eksami. Absoluutselt kõik käivad eksamid läbi. Iga inimene on haiguse eksamid, on erinevad eksamid, usueksamid, usuproovid, nagu Abraham ja teised usukanglased. Et sa roniksid järgmisele tasandile kalju peal. Seal on, kui Rick Sonnerit jälle ette toon, siis see raamat Viimane otsing, seal näitab seda mäge, kus kohas alt minnakse alustalade ja ühel hetkel jõuavad sinna alustalale, kus on see, nüüd ei ela enam mina, sinna tuli korralikult ronida ja sinna need astmed olid libedad, sa võid sealt alla kukkuda ja sa lähed tegelikult, Jumal tahab, et sa lähed järjest kõrgemale, seal on nendel, iga sellel astmel on alustala. Peetrus toob välja isegi 8 redeli astet, ma toon pärast sellega ette. 8 teise Peetruse kirjas on 8 seda alustala. Järjest kõrgemane vendade ühtsuseni välja, kus me jõuame sellisel talale, kus on vendade ühtlus. Kurat ei taha vendade ühtlus. Eiteks vendade ühtlus on selline, kui kõik armsad vennad on koos, ütleb Jumala sõna, mis ei tule kunagi tühjalt tagasi. Kui hea ja armas on, et vennad kõik koos elavad. See on nagu Aaroni habemesti tilkub õli, mis tuleb ülevalt Aaroni habemest tilkub alla nagu Hermani kaste ja sinna on Issand seadnud õnnistuse igaveseks ajaks. See on selline tõotus psalmide raamatus ja see tõotus on vendade ühtsus, kus ükski kuradi nool enam ei ulatu. Kui vendade ühtsus on saavutatud armastuses, siis saatan on kaotanud. Saatan tahab rikkuda ära vendase ühtsuse ühte meelt. Hübriid tahavad kõike kohe. Hübriid tahab alati kohe, nüüd ja praegu. Täna sain püha vaimu, homme lähen evangeliseerima. Koheselt ta ei taha absoluutselt oodata. Ta tahab kohe särada ja siis rahulikult oma säraga maailmas läbi lüüa. Endale nimi teha, tehkem enestele nimi. Täpselt see sama nagu seal Paabli torg. Tehkem enestele nimi. Et me ei, sellist juttu. Nad tahavad muudku edasi kõrgemale, aga midagi ära teha, kuid hinda maksmata. Ja siis tulebki teine taevastele appi, see kohe saatanale meeldib, ja lähebki. Ja siis pannakse kuninga kroonid peale. Me praegu näeme, siis on praegu kõik kõnnivad mõned evangelistid, kuninga kroon kõrvuni peas, juba on nad kuningad. Paulus ütleb, et Paulus ühes kirjas ütleb niimoodi, et te juba valitsete seal kuningana, ütleb tol ajal juba, keegi pani juba korooni endal seal pähe järelikult. Seepärast, et seal juba sellel ajal ütles, et te tahate juba valitseda kuningad, aga te ei ole veel kuningad. Kui teie olete kuningad, siis oleks mina ka kuningas, ütles Paulus. Aga juba tol ajal juba topiti endale kroone pähe ja praegu topitakse samamoodi. Tahetakse ennast nii ära kõrgele ja see on nüüd teine taeva tarkus. Teisest taevast tuleb see info. Pane aga kvoorum pähe, oled kuningas. Mitte midagi see kuningas ei ole. Jumal tuleb ja tema asetab. Me teame väga hästi, et pulmalaud on täis ja inglid tulevad ja tõstavad ühe inimese sealt minema, kes läks sinna üle aia sisse, hüppas ja läks kohe sinna pulmalauda kohe, istus noa ja kahvliga. Teda häbistati ära, et inglid võtsid ja öeldsid, viige ta igavesse tulle. Ja see on päris karm. Meie asi ei ole kuskil ennast pürgida.
ja saada kellegiks. Eneseoletsus tahab minna kuskil kõrgele. Jumala aadress, 3. taeva aadress on selline. Alanduge, oodake, paastuge, nutke, ahastage jõleduste pärast, mis maa peal on. Vot see on Jumala juurde 3. taevas, kus oled sellise asja, alandud, ootad, paastud, nutad, ahastad jõleduste pärast, ahastad venna pärast. Kui näed, et vend läheb kuskile, on läinud mingi jama sisse ja enam kätt ei saa, poetad pisara. Selline minek on 3. taevaste. Sapovarov seal, vend Sapovarov rääkis seal, et Jumal kõnetas teda ühe situatsiooniga. Mulle väga meeldis see situatsioon, et ta riietas ennast särgiga toas ja nägi, et särk oli puhas, korralik, pani selle selga ja läks lavale jutlustama. Ja äkki lülitati prožektorid sisse tema peale ja ta nägi, et särgil oli hommikusööki, õhtusööki, lõunasööki ja kohviplekk ka veel seal. Ja ütles, et tal oli nii Mark ja ometigi see särk, mis ta seal toas selga pani, oli natukene hämaram ja ta ei näinud neid plekke. Ennem polnud neid näha. Kuid kui tuli auhiilguse valgus, tulid kõik need plekid ilmsiks. Auhiilgusega on samamoodi, kui see tuleb need plekid sul kõik ilmsiks, sa ei saa midagi peita. Mis nüüd teha? Kas joosta ära ja valetada ise endale, et kõik on puhas ja hästi? Või tunnistada, et särk oli must ja plekine ja vajab pesu? Tunnistada on vaja. Et nii on ka meiega, me ei tohi matta kinni plekke, mis nii selgesti kõigile näha on. Sul endal on näha ja on teistele ka näha. Püha vaim valgustab niikuinii kõik pimeduse varjunud asjad. Meil tuleb enda üle õiglane kohus mõista ja tunnistada, et särk on must. Tänapäeva evangeeliumid on super evangeeliumid. Särk ei ole must. Sul on särk absoluutselt must. Ei ole must. Sa räägid risti vastu. Kuule, siin on plekid peal. Ei ole. Tsükkersed evangeeliumid. See ongi vale evangeelium, kui särk on must. Jumala veri peseb puhtaks. Ei ole vaja midagi muud, kui see mustus tuua risti alla ja panna maha. Midagi rasket ei ole issand meile jätnud. Nõnda siis nagu ütlebki, vaata, 1. Korintuse 4.5. Nõnda ärge mõiske kohutene õiget aega, kui tuleb issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad. Nii, siin on isegi piiblis kirjas, kui tuleb issand ja tõmbab prožektori peale ja näitab, et särgil on kohviplekk. Teise sõnaga. Ning teeb avalikuks inimeste südamete kavatsemised. Siis saab igaüks kiituse Jumalalt. Näed, lõpuks sa saad kiita ka veel. Kui sa ütled, tõesti on plekk peal, siis Jumal ütleb, tubli sulane, tunnistasid pattu ülesse. Vot, niimoodi on see asi. Mitte ei katta kinni. Me ei tohi kinni katta patte, mida püha vaim esile toob maha panemiseks. Mida lähemale me Jumalale läheme, seda rohkem tuleb esile alasi, mis polnud ennem näha. Me teame seda, et kui auhiilgus tuleb, siis see tuleb sul kõik välja. Sa tuled sinna auhiilguse valgusesse ja mida rohkem läheme, vahepeal mõtledki, et kuule, ma olen juba nii valmis, kui täna Jeesus tuleb, siis siit ma ära lähen. Ja tuleb auhiilgus natuke vahepeal ja südame motiiv tuleb kuidagi kibe hakkab. See ongi Jumala töö. Saul ei kahetsenud oma plekke ja hakkas otsima üleloomulikke alternatiive. Vaata, ta ei kahetsenud, et plekine oli. Ja jõudis nõia juurde, kus öeldi talle teemoniku alliku poolt, kes tuli esile Jumala prohveti kujul, et täna sa oled minu juures koos oma poegadega surmavallas. Teatavasti see ei olnud Saamuel, kes sealt üles toodi. See oli teemon Saamuli näoga. Teemod oskavad igat nägu seal teha. Seepärast Saamul on taevas. Ta ütles, et sa oled minu juures surmavallas. Saamul ei läinud surmavalla. Kõik jutt, mis seal on näe. Teemon tuli üles. Läks nõia juurde, sai profeteeringu mitte Saamuli käest, vaid kurja vaimu käest. Ja Jumala võitud mees, kelle langus algas pihta kadedusest, lõpetas teise taeva teemonliku allika juures. Ennem oli Saul ka nõia tapja ja põletas nõidasi majasi. Mõtleda, ennem oli tapja, ise jõudis nõia juurde. Päris karm on ju.
oi, seal on väga paljud on kristlased on niimoodi, oi need homod, oi need lesbid, tõn, siis tuleb patt, tuleb naks ja langed ise homoks. Vot hullumaja ja need siin samamoodi lähevad ise nõia juurde, südame nõia juurde nagu kodutu koer okse juurde tagasi. Kolmanda taevavägi ja teise taevavägi, need on sarnased. Neid on võimalik eristada ainult viljade järgi, mitte andide järgi, vaid viljade järgi, mis ripuvad puu otsas, on märk kust see vägi tuleb, millisest juurest ammutab puu oma jõudu. Kes oma üleastumisi varjab, see ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja hülgab, leiab armu. Õnnis on inimene, kes alati kardab Jumalat. Õnnis on inimene, kes alati kardab Jumalat. Jumala kartus. Piiblit loed, siis sa näed, et Jumal ütles, et ma olen eile, täna ja igavesti täpselt samasugune. Mina ei muuda ennast, on ta Malakia kirjas, et nagu te arvate, et ma olen ennast muutnud. Jumal ei muuda kunagi, ta on kardetav Jumal. Ja tänu Jumal, et ta on kardetav Jumal. Siis on see taevane linn, kuhu me suundume, on ka ilma igasuguse pateta ja keegi ei taha kellegile paha. Et õnnis on inimene, kes alati kardab Jumalat, aga kes teeb oma südame kõvaks, näed, süda teeks kõvaks, see langeb õnnetusse, õpetus 2.8. Pattudega ja plekkidega kristlased, kes ei tunnista ka valgusta oma üleastumisi, need juurduvad nad panevad juure juba, juurduvad teise taevasse. Viinapuud, mida ei lõigata, muutub metsikuks. Marjad ei kõlba enam süüa, need on kibedad. Ma kunagi rääkisin siin viinapuust, tehti mulle väga puust ja punasest selgeks, et kui viinapuu oks puudutab maad, kaldub maa poole, siis aednik tõstab selle oksa ja isa on aednik, ta tahab tõsta oksa ülesse, mingit toe alla panna, et ta maast juurde ei võtaks taha, sest oks läheb maha, ta võtab kohe juurde taha ja maine. Ja kohe on maine, kui oks kaldub maa poole, siis aednik lõikab selle oksa üldse ära. Meie peame üles poole sirutama. Seepärast, et kui me allapoole maa poole sirutame, siis võtavad juured alla ja siis hakkab see vilja kandma, mis Viinavari istanduse aednik ütles mulle. Siis, kui Viinamari läheb maha ja võtab juure alla, siis see kasvatab ka marju. Aga need marjad ei kõlba enam süüa, need on kibedad. Kui Jeesus toob mingisuguse taime näituse, siis tasub minna kohe aiamaale ja vaadata, mis asi on. Ja sa saad selguse, et see ongi nii, nagu ta on selles Jumala sõnas öelnud. Kes on kristlus segatud maailmaga, teise taeva kristlus, taevaaluste kurjade vaimudega abielu. See on põhimõtteliselt abielu juba, seepärast, et kes hoiab kurja vaimu poole, on temaga üks ihu ja oledki seal juurdunud teises taevas. Teisest taevast need inimesed, kes ütlevad, et Jumal ütles mulle, Jumal ütles täna, Jumal ütles homme, lihtsalt kõnsin ringi, Jumal ütles seda, Jumal ütles seda, Jumal ütles seda. Tead, see on hübriidlus. Aga kui sa tuled, et Jumal ütles mulle, et ma olin nädal aega põlvili maas ja Jumal ütles mulle, seda ma hakkan juba uskuma. Kui sa olid kuskil seal, olid seal kitsikuses või ootasid kuskil mäe otsa sissandat, nagu ka siin armas vend, kui me käisime seal vaata, Kreekas. 3 päeva läks Mäkke ja ootas seal ööd ja päevad ja 3. päeval tuli Jeesus ja andis talle Thessaloonikas teenimistöö, ütles, et sa lähed sinna, andis suure lennuväe kõrvale suure maja ja siiamaani tegutseb seal. Oli vaja maksta hind, oli vaja ööd ja päevad olla mäel, mitte kuskil lihtsalt ringi kõndida. Et need hääled on siin väga lihtsalt kuulata, kes Jumal ütles, siis ei pruugi öelda. Kui inimene on haige, siis tuleb talle sümptom. Me vaatame seda vilja järgi. Sümptom on vili. Vilja järgi tunned, kas inimene on näiteks nohus, siis ta nina-tatine seal köhas, on ju. Sa tunned selle samamoodi leetrites, vähis ja nii edasi. See vili, mis ripub puu otsas, viitab, kus puu on. Vaatad, et inimene on seal siukene, siis on viiruses. Sa saad kohe aru. Ja samamoodi on ka need viljad, kui sa vaatad, et inimene ei ole enam Jeesuse küljes, siis on see vili kuidagi juba teistmoodi vaatad. Kuidagi seal ei ole enam hea vili.
ei räägi võib-olla Jumala sõna enam midagi, hakkab juba mingit maailma juttu ajama või. Jumala rahvast pidevalt puhastatakse. Nagu ütleb, usust usku ja ausse. Algus on natukene usku. Jeesus ütleb niimoodi, kui tuleks sinepiivakene usku. Siis te ütleksite selle. Sinepiivake, nagu ta ütles, on kõige väiksem seeme. Ma mingi seemne teadlane ei ole. Aga kui ta ütles selle, et see on kõige väiksem seeme, siis ta järelikult on. Aga ta ütles seda, et sellest kasvab suur puu, et linnud saavad pesa sinna teha. Ma ei ole sinepipuud näinud. Nagu ma usun, et on järelikult siukene puu, sest on kirjutatud. Ja samamoodi on ka, et usk on alguses väike, siis peab ta suuremaks penema ja aust ausse. Mida kirkamaks valgus läheb, seda paremini saame aru oma plekke ja kortse. Ja meil on tahe seda, meil on isegi tahe seda puhastada ja maha panna, seepärast, et järgmine tase on ikkagi parem jälle. Mina vaatan oma elu üle ja need usuproovid, mis mul on tulnud ja ka surmaga proovitud, siis järgmine on lihtsam. Sellest, et siin tõmmati ühest august välja, kuidagi lihtsam on, nüüd on parem nagu loota ja uskuda. Meil just vahepeal võin öelda, et täna oli selline ime, et me saime armsa vennale vanni tuppa ja see vann ei pidanud uksest sisse minema ja me ütlesime, et uksepiit pidi maha võtma ja me ütlesime, et ei võta, et Jumalal pole mitte mingisugune ime seda ust laiemaks teha. Selle ukse auku. See pole mingi ime Jumalale. Ja me otsustasime, et me ei mõõda seda ust, et hakka seal mõõtma värki ja et mingid mõõdulintid viskame praegu ära, palvetasime, et see vann läheb sealt sisse ja enne me mõõtsime, et ei läinud, et see enne me mõõtsime, ütlesime, et see ei lähe, et tuleb maha võtta, aga me ütlesime, et issand alastab, et ja me läheme selle vanniga tealt igal juhul sealt sisse. Ja issand tegigi ime, see uks läks laiaks, vann läks sisse ja siis läks kitsaks pärast tagasi. Aga see ei läinud sisse mõõtude järgi ja ma ütlen, et kui sa oskad siukseid asju vaata uskuda, et raha võib iseenesest taskusse tulla ja asjad, kui sa nendest uskud, et uks läheb ära, siis sa hakkad aru saama sellest vaimsest dimensioonist, kus kohas usu kaudu tõmmatakse müüre maha kindlusi, nii nagu need usu asjad käivad siin. Usuga tõrjutakse üles minema sõjavägesi, hüpatakse üle müüride, nagu see taevane mees hüppas üle 4,5 meetrise müüri. Usu läbi, skelett hüppas üle sealt. Ütles, et kirjutatud on oma Jumalaga ma hüppan üle müüri. See oli vangla müür 4,5 meetrit, läks nagu lind sealt üle. Usu läbi. Jah, tal oli veel jalaluud ka puruks pekstud, kui ta üle sealt hüppas. Jah, võt sellised asjad on. Ja üleloomulikus saates, kui keegi tahab usku hästi põhja saata, seal on üks mees, kes oli ka vanglast hullumajast sai välja niimoodi, et äkki avati tal uksed, inglid teid uksed lahti ja pani hullumajast välja ja siis hullu arst, vaata, kes tahtis talle juba seda kaalika süsti teha, et naeriseks või selleks juurviljaks, siis see sõitis tast läbi. Ja see pärast see arst ütles, et ma sõitsin autoga, see mees oli mul vahepeal seal rongis ja siis sõitis läbi. Võt, usu asjad on sellised. Jumal katsub meid nende asjadega läbi. Ja Jumal armastab oma sõna rohkem kui inimest. Jumal armastab oma sõna rohkem kui inimest. Kui sa hakkad aru saama, et meid muudetakse Jumala sõna poja näo sarnaseks, siis saad aru, mille pärast oma sõna rohkem armastab. Võt, me peame saama Jumala näo sarnaseks. Ta armastab oma sõna rohkem, et sõna sai meie heaks inimeseks. Jumala sõna ehk Jeesus sai meie heaks inimeseks risti peal. Et me võiksime saada selle lihaks saanud sõna läbi ise sõnaks. Saate aru, et see on keeruliselt öeldud, aga me peame saama ka sõnaks. Meid tehakse sõnaks, enne me ei olnud, enne me olime siuksed lihased, nüüd oleme liha suretatakse maha ja ristimises
püha vaim tuleb peale ja meid põhimõtteliselt tehakse sõnaks. Jumal armastab oma sõna rohkem kui inimest. Surres ristil me peame saama Jumala sõna poja näosarnaseks. Surres ristil nagu tema, kes ostis meid vabadusse ja muudab meid sõnaks, poja näosarnasusse, valguseks, lambiks, kus pole mingit pimedust. Kas keegi on näinud lampi, mis on pime lamp? Ta annab valgust, aga on pime. Lamp on valge. Kui lamp on toas, siis see lülitatud, siis on tuba valge. Lamp võib muidugi katki olla, siis on tuba jääbki pimedaks. Ja siis on pühal vaim ka sealt, kes on selle lambi süütajaga läinud. Valguseks lambiks, kus pole mingit pimedust. See on võimalik ainult alistumise teel, pidevas ühenduses kolmanda taevaga. Me peame pidevas ühenduses. Mina igal juhul tean seda, et issanda käest peab küsima. Jumalale meeldib, kui sa ta käest küsid asju, kui sa küsid järgi. Ja kui sa ei küsi, siis lendad ummikusse või ma ummikusse jätsin küsimata. Ja kohe ongi krahh käes. Kui kristlane pürgib ülespoole, siis algab alati saatana vastutöö. Võt. Siis sa tead seda, kõik kiusamine tuleb hakata, see on vastuvoolu ujumine. Kui sa ülespoole tahad minna issandale lähemale, siis on saatan kohe valmis. Ai, ta läheb ülespoole, me hakkame praegu kaotama. Saatan ei taha, et sa lähemale lähed, kuna sa tahad puhtamaks ja valgemaks saada ja kurat kaotub oma mõjutuse alad sinu sees, kui sa lähed ülespoole. Et soovitan suurt lämme ülespoole. See palve on ka väga hea palve, mida ma ise ka palvetan, on see, et issand, anna mulle nälga ja jänu sinu sõna järgi. Kui tema annab sulle nälja, siis sa võid kuivaks jääda, sa pead paluma, et issand, anna mulle nälga ja jänu. Isiklikku salajas suhet palvekambris või kuskil mäel või looduses. Võt Jumal tahab sihukest asja. Ma näen, kui kuskil reisidel käin, kuidas issand on ligi. Isegi siis, kui kaotab kas või kõrlapid ära, toob tagasi ka rõõmu veel rohkem, tead. No, jälle ime. Imedes eladki siis ja tänada ka issand, et ta näitab seda, et tal pole midagi võimatud. Mõned usuvad, et see Sapovarov ütles, et mõned usuvad nüüd tänapäeval juba seal Ameerikas, et kolmandasse taevasse saada, siis on vaja võtta kokaiini ja seeni. Vaat. Ja siis nad on ühenduses kolmanda taeva. Siuksed usud juba on. Mõelge, vaata, kus kohta läheb. Et mõtle nüüd, meil on selline jumal, mis läbi narkootikumi ainult saad siukse ukse, saad kolmandasse taevasse. Sa saad otse teise taevasse. Seal inimesed räägivad, kes seal seenetavad seal. Kõik on seal troonisaal ja kõik on põlts troonisaal. See on teine taevas. Ja langenud inglid irvitavad su üle seal. Siuksed asju on. Ja lähevad siis on teise taevasse. Kui nad on sisenenud teise taeva illusiooni, nad lähevad sisenevad sinna illusiooni, langenud inglide valedesse. Ja kuidas langetakse valeõpetustesse, kuradi lõksu. Jumala otsimine on jäänud tahaplaanile. Kuidas sa saad langeda valeõpetustesse või kuradi lõksudesse? Esimene, number 1 on Jumala otsimine on jäänud tahaplaanile. Tõe armastus asendus pideva mingisuguse muu organiseerimisega. Tõe armastus on Jumala sõna armastus, nagu Thessaloonika kirjas on, sellepärast nad ei ole vastu võtnud tõe armastust, saadab Jumal endale vale ehk teise taeva. Ja siis nad saavad kohtualuseks. Tõe armastus asendub pideva mingi korraldamistega ja kontserditega. Kirikutes juba muustatakse kontserdid, mitte see ei ole ülistus, vaid kontserdid. Tehakse kirikus midagi ära, et inimesed ära ei lähe. Inimestel tahetakse meeldida, mitte Jumalale. Me eelmine aasta ülistasime seal Luteri kirikus, tühjale kirikule. Miks tühjale? Ei olnud tühjale. Jumal oli kohal. Me ülistasime Jumalat, meil ei huvita, kas inimene on kohal või ei ole. Kui me läheme ülistame, me ei ülista rahvale, vaid issandale. Me kogu oma pilk on Jeesusel. Võt see Jeesusele meeldib, et me läheme taevasse oma ülistusega, mitte et inimestele meeldida. Kontserdilt teha. Issand tahab seda õiget ülistus, õiget asja. Tema tahab kuulata muisa, mida tema ise meie südamesse paneb.
ja kui järgult siis võtab tõearmastus kaob ära, siis kurat võtab maad ja lammutab koguduse. No niimoodi vaikselt lähebki, võtab selle maa, selle tõearmastus on võti, et ei langeks kuradi lõksudesse. Kui me tõtt armastame, siis me kogu aeg uurime läbi allika, kus see allikas tuleb, mis see on, vaatame vilja järgi, vaatame, ammustame vilja, kibe, siis on vili ei ole õige. Ja kui midagi kahtlustatav on, siis ei küsita. Vaata, kui midagi sa kahtlust oled, siis sa ei küsi Jumalalt, hakkad ise otsust tegema. Ei ole, meil on vaja issanda käest kohe küsida, mis asi see praegu on. Et miks mul sees keerab, miks ma tunnen ennast kehvati. Teatavasti ülevalt sündinud pühavaimuga täitud inimestel, kes Jumalat armastavad, hakkab sees kuidagi keerama. Olete tähelepanu. Kuidagi ei ole õige, kuidagi seest on paha, kõhus keerab. Siis küsid, issand, miks mul on kõhus siuke tunne. Ja Jumal vastab, ütleb, et ei, see on jama siin praegu, teise taeva hübriid praegu möllab seal. Ja siis ongi, ja ei lähe selle kaasa, ei lähe kaasa sellega, saad samasuguseks kaasosaliseks veel seal. Ja palvetad selle inimese eest, et ehk Jumal annab talle meile paranduse vaimu. Isaga läbi ja ühenduses pead olema siis, nagu issand ütleb, vaata, hüüa mind ja ma vastan sulle. Ma ütlen, kui ma olen korduvalt hüüdnud, mulle meeldib see kirja koht, hüüa mind ja ma vastan sulle, ilmutan sulle suuri salasi asju, mida sa ei tea. Hüüad, autos on väga hea hüüda, siis naaber ei kuule. Autos sõidad ja hüüad täies kõrist, Jeesus, ma tahan su lähedale. Jeesus, ma vajan sind, ma vajan, palun kõneta mind. Ja ta on alati kõnetanud Jumala sõnaga. Jumala sõna on, vaata, see on see koht, kus kohas Jumala sõna sind võib iga päev kõnetada. Aga see ei ole kolmast taevas ega trooniruum, vaid see on reema, mis issand sulle ise pühavaimu läbi kõnetab. Aga trooniruumi on vaja minna alandusega põlvili. Sapavaru ütles ka, et osade viljad kristlaste nagu hübriidide viljad on, et nad on nagu iseenda pead, iseenda coach'id nagu, et neil pole pead. Nad on iseenda pead ja omas selles mahlas ja mürgitavad Kristuse ihu. Nad on nagu mürgitavad ka, toovad seal nagu mürki sisse. Et on sellised ka. Ja nad lammutavad, hübriidid lammutavad vundamenti. Ma olen päris karm lugu, ma olen oma kõrvaga hübriidi kuulnud ja täitsa, ja nad tulevad ja tekitavad igasugust segadusi. Ja siis pastorid ees on niimoodi, kõik on hea. Ja tegelikult ütles mulle see ühele mehele, kes seal minu kõrval istus, siis üks naine tuli sinna hübriidi ja ütles seal, et sosistas seal ja ma kuulsin, mis ta sosistas seal. Tead, seal ristitakse, tead, nad urineerivad sinna sisse. Siukest juttu ees kirikus. Ja see aru, natukse aja pärast oli ta pastori juures. Oi, oi, ma tahan õli, tead. Hübriidid. Saad aru, vili, suust tuli süke vili. Kui sa kuuled sükest asja, sa ei saa öelda, oi, ei ole hullu midagi. Ei ole, see on juba hull. Ja see inimene ei saanudki pärast ristimisele. Ei saanudki. See mees ei saanud ristimisele, kuna ta võttis seda hübriidisel kuulda. Ja siin saab Pavalu võtta ka välja, et süüksed inimesed on, ütles seal välja, et süüksed inimesed on Kristuse ihu lammutajad. Nad lammutavad, nad ajavad igasugust jama juttu kaelast välja. See on süüksed äärmuslikud asjad. Aga see läheb veel hullemaks, et rüve läheb veel rüvedamaks ja püha peab pühitsema selle suures veel rohkem ennast. Kui kristlasel on vundament paigas, otsida Jumala au, mitte enda au, iseenese au, siis ei ole Jumala sõnale. Palvetades, ülistades issanda, tuua tänu ohver Jeesusele, otsida pühadust, elada pühitsuse elu. Meie ei saa kunagi näha Jumalat ilma pühitsemata. Me peame elama pidevast pühitsuse elu. Jumal näitab kogu aeg plekke, meie muud puhastame. Siis on seda inimest raske eksitada, sest ta on tõe seest inimest nii kerge eksitada ei ole. Peakiri ütleb, et ühtegi valet ei tule tõe seest, sa ei saa enam valetada. Ja kristlastel ei tohi olla vahemees Jumalaga, näiteks pastor või jutlustaja. Oi, minul on see jutlustaja, ei, mitte mingit pastorit ei tule.
pastor on karja ülevaataja ja korrigeerija, juhataja, et õpetab, aga ta ei ole mitte kunagi, ei tohi olla vahemees Jeesusega. Igal ühel peab olema otse suhe oma issandaga, otse suhe Jeesusega. Ja pastor ongi juhatab risti alla ja otse suhtesse. Need pastorid on Jumala poolt 3. taevast juhitud, kes juhatavad inimesi kogu aeg otse suhtesse Jumalaga. Annavad teed, et mine palveta, pane veel. Ei kuulnud veel häält, palveta veel. Ja lähevad ja lõpuks on nad ise ka ilusti kalju peal. Tuleb inimestele anda seda, et muidu saavad nendest pastorlased, mitte kristlased. Iga lammas ju ütleb, kuuleb selgelt Jumala vaimu häält ja kõik on ühel meelel, sest kõik tunnevad oma kuningat nii pisikesed kui suured, ütleb Piibel. Jumal, Piibel pole kirjade raamat, mis mõni arvab, et suretab. On ka selliseid jutte, et kirja täht suretab, me ei tohi liiga palju Piiblit, muidu sureme maaga. Peadki maa surema, sinu liha peab surema selle Piibli läbi. Piibel on Jumala vaimu sisestatud. Piibel on vaim. Piibel leiab ise meid. Mitte meie leidsime Piibli. Mind leidis Piibel. Jumala sõna leidis mind. Heina küünis. Palveränduri teekonnas oli ka, vaata seal, et leiab, et Jumala sõna leiab sind ise. Ta läks seal koristama plaksti. Piibel leidis ta. Jumala sõna leiab niimoodi. Seepärast, et Jumal ütleb, et teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid. Jumala sõna leiab ise sind üles. Ja ta kutsub lugema sul sind. Kui keegi on kuskil luges vaid ühe sõna, vaata kuskil on keegi ainult ühe sõna lugenud ja see lõikas talle sisse ja see kandis teda lõpuks usklikuna välja. Siuksed on väga palju näited, kus kohas keegi on üks ainukene sõna on inimesele sisse lõiganud ja see on teda kandnud, kuni ta on ristimiseni välja. Mõnikord oled lugenud võib-olla 100 kordi ühte peatükki, aga elavaks muutub sealt mingi sõna just vastavalt sinu kasvu järgi. Kõik on erinevas kasvus ja Kristuses ja seda teeb püha vaim. Võtab Jeesuse omast ja kuulutab meile. Kõik Piiblist võtab ja kuulutab meile on püha vaim. Kui oled väetilaps, siis on Piibel meile vaimulik piim. Täisealistele on see sama Piibel, toit, tahke toit, pitsa. See on sama Piibel ja see kõnetab meid vastavalt meie kasvule. Ja kui Mooses mannat jagas, on ka kirjutatud. Sest nii ei tohi olla, et mis teistele on kergenduseks, ahistaks teid, vaid võrdsuste saamiseks, olgu teie jõukus praegu nende puudustele toeks, et ka nende jõukus kunagi saaks toeks teie puudusele, et tekiks võrdsus, nagu on kirjutatud. Kellel oli palju, sellel ei olnud liiast, kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe. Näed, Jumal tahab tegelikult seda võrdsust saada. Üks on täna vaene, aitab teist, homme on see sama vaene rikas ja teine, kes oli ennem rikas, on vaene ja aitab teist. See on mannaga teeb samamoodi. Kellel oli palju, sellel ei olnud liiast, kellel oli pisut, sellel ei olnud vähe. Üks ahnitsest seal rohkem. Jeesus on elav leib. Ahnitsed palju, tahad ikka saad sama koguse, mis on määratud sinu kasvule. Kui sa võid ahnitseda, vanasti oli ka, läks ahneks seal, see on leib, mis issand annab teile süüa, nagu see teine Mooses ütleb. Issand käskis nõnda, iga üks kogugu sellest nii palju, kui ta sööb, kann iga pea kohta, vastavalt teie hingede arvule, iga üks võtku nende jaoks, kes on tema telgis. Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda ja nad kogusid üks rohkem, teine vähem. Aga kui nad mõõtsid kannuga, siis ei olnud üle aru sellel, kes oli kogunud rohkem. Näed, mõni lihtsalt näeb vaeva, et kogub rohkem ja rohkem ja rohkem. Lõpuks on ikka sama kannu täis. Vaata, Jumal ei tasu vaata ütleb ka, et vaadake taevalindide koogega ketra. Mõni ainult rabeleb ja ometiga on puudus käes. Seda on maailma rahvast ka näha. Käivad hommikul, lähevad juba kell 7 juba tööle ja juba kell 12 juba koju. Ikka samad pangaarved ja värgid on täpselt samad ja ikka on samad paljad seal. Muud kui rabelevad. Selle asemel, et võtta tegelikult aega issandaga ja võib-olla lõpuks pärast leiad, et on mannataldek ees seal. Ja seal ahnitsesid, vaata mõned.
ja ega tundnud puudus see, kes oli kogunud vähem. Igaüks oli kogunud nõnda palju, kui ta sõi ja Mooses ütles neile, ärgu ükski jätku sellest midagi homseks. Ja nad ei kuulanud Moosest, tahtsid ikkagi seda homseks ka. See ei ole nii, vaid mõningad jätsid sellest järele järgmiseks hommikuks, aga see täitus ussidega ja haises. Ei lasta meil nii palju üle aru koguda kuskile. See võidel olla kõik. Ma mäletan ühte lugu, kui Vene ajal olin seal lehmalaudas, olin tööl, ma kes lautadest töötanud ja lehmad on väga head loomad. Olen seal sõnnikud viskanud ja seal oli üks karjak, üks naisterahvas, kes kogus ka raha. Ma ei tea, mis ta tahtis osta endale, ma ei tea, tugitooli, mis seal Vene ajal üldse osta sai, aga igal juhul kogus raha ja ta kogus seal ja tal ei olnud kuskil seda mujale peita ja peitis ta korstnasse. Sinna korstna sellesse, ta ei teadnud see, et seal truupi peitis. Ja siis tuli sügis ja siis mõttes on külm, tegi tule alla. Ja oli kogu lugu, kogumine, läks, hops, täpselt nagu ussid. Ei, meie jumala lapsed ei tee mingi kogumisi, et me kogume endale tagavaraks. Et nõnda teevad paganad, vaata. No siin on selgelt öeldud, et see on ussid pärast sees. Nõnda nad kogusid igal hommikul, igaüks nii palju, kui ta sõi. Ja kui päike läks palavaks, siis see sulas. See manna seal. Tänane sõna, mis antakse, on ka tänane. Homne on juba uus ja arm on ka uus. Igal hommikul on arm uus, tänane sõna on selline sõna, homme on juba teine sõna. Ülehomme on juba teine sõna. Me ei saa mingi ühe ainsa sõna manna peal vaata alla. Me peame järjest tuleb uus. Jumal tahab kõnetada sellega, teisega, kolmandaga ja järjest tuleb uusi asja. Ma isegi näed, situatsioonid on uued, et need ei ole üldse ühesuguseid päevi ei ole mitte kellegi, ei ole olemas, kuule täpselt sama päev oli nagu eile, ei ole täpselt erinev päev, kõik on erinevad ja nagu lumehelbed, ma kunagi teadsin, uurisin seal lumehelbed, vaata seal, ka natukene, keegi mitte uurinud, aga ühesõnaga tuli seal ette ja vaatasin ja siis üks seal teadlane ütles, et lumehelbed, vaata kui palju need on. Need on kõik erinevad. Siis ma ütlesin, tõesti ka või? Ja ütles absoluutselt giga lumehermes on erinev. No, ja sa mõtle, meie näpujäljed, mitu miljardit siin maa peale rahvast elab aine. Kõik on erinevad näpujäljed, mõtke ei ole silm, sinine silm ja iiris on sees. Aga mõtle, see sama telefon võtab sul täpselt näo järgi. Sina ei saa minu telefoni lahti. See võtab mu silma vaate. Ja sina ei saa seda lahti oma silmaga. Meil on kõikidel erinev kood. Silmakood, silmaiiris. Samamoodi on see, on ka armus, situatsioonid on uued. Mõni igatseb seal vanat asja tagasi. Ei tule. Sellist asja pole olemas. Või äkki ma tahan seda vanat tagasi. Ei, vanat ei tule. Tuleb alati uus situatsioon. Arm on uus. Ja mida veel teada sain seal, et Sopovarv ütles, et mannat anti iga ühele tema maitse järgi, et see ei olnud niimoodi, et kogu aeg sai ainult mannat, vaata siis võib süda läägeks minna, et Jumal tegi isegi sellise asja, et andis iga päev mannat ja see oli näiteks täna oli kalamaiguga oli seal ahven, ma ei tea, oli magus. No täpselt nagu jogurt, vaata. Jogurt on jogurt, on seal maasikamaiguline, on selle maiguline, selle mustika, aga ta on ikkagi jogurt. Et selles mõttes ma arvan küll, seepärast, et mõned, kes on taevas käinud ja seda vilja maisnud, ütlevad, et iga amps, mis võtad sellest puu otsast, iga amps on erineva maiguga. Amps on siit, keerad teise küle, amps teise maiguga. Et on sellised viljad. No see on loogiline, seepärast Jumal ütleb, et ta silmi ei ole näinud ja kõrbi ei ole kuulnud, seda on Jumal pannud tallele neid, kes teda otsivad. Kui me otsime teda, näed, jälle seal on kirjutatud, me otsime. Me peame otsima, siis me leiame. Ja meil taevalistel, kes me oleme taevalised, Jumala rahvas, meil on üks ainuke raamat Piibel ja igale heale on tarkus, et elada ja varustatud Jeesuses.
kui mõni ütleb, et ma olen selle kirja kohta juba lugenud või siis ei saa veel mitte midagi aru. Mõni ütleb, et ma olen piibli läbi lugenud. Üks vana punkar ütles, et ma lugesin piibli läbi, väga hea raamat oli ja lugesin, et mul on kõik läbi loetud, mul enam ei ole vaja. Ja ei, meie, kui me oleme Jumala lapsed, me loeme iga päev. See ei ole mingi juturaamat, see on selline tõde, mis iga päev kõnetab sind. Piibel on meie igapäevane toit. Ja kui tänapäeval on ka sellised, et piiblit ei peagi lugema, et kuuleb ainult Jumala häält, need on juba üle teise taevaga ühenduses. Piibel ongi see, kus kohas me tõde otsime ja leiame. Ja eriti veel Jumala sõna. Psalm 1 ütleb niimoodi, õnnis on mees, kes uurib mu seadusi ööd ja päevad. Mis seadusi? Piibel, seaduste raamat. Võt siis oled õnnis, kui sa ööd ja päevad uurid Jumala seadusi. See Jumalale meeldib, siis sa oled õnnis mees. Ja siis sa oled nagu puu, kes on istutud veeojade äärde, mis lehti annavad. Lehed iial inertsi ja mis vilja kannavad. Seal näitab kohe, et need, kes on Jumalasse kiindunud ja otsivad teda ööd ja päevad, need on need, kes on puud veeojade ääres. Ja Piibel on ainukene relv. Vaata, Jumala lapsed on sõnakuulelikud. Sõna on Piiblis. Sa oled sõnakuulelik, siis sa oled sõna sees. Kuidas saad olla sõnakuulelik siis, kui sa sõna ei loe? Sa ei saa olla sõnakuulelik. Kui sa oled sõnakuulelik, siis sa pead teadma, mis see sõnas siin kirjas on. Ja sõna on relv. Piibel on ainukene relv, mis töötab saatana vastu. Iga kirjutatud on sõna. Meie jutt ja käsutamine näiteks teemonid, et katsi minema, teemonid irvitavad selle üle. Isegi Jeesus ajas välja vaimud sõnaga. Loen ette, Matteus 8, kuigi ta ise oli sõna, Matteuse 8, 16, 17. Aga õhtu jõudis toodi Jeesuse juurde kurjadest vaimudest vaevatud ja ta ajas neid vaimud välja sõnaga. Sõnaga ajas välja. Ise oli sõna ja ajas sõnaga välja ning tervendas kõik haiged, et läks täide, mida oli räägitud prohvet Jesaja kaudu. Ta on võtnud ära meie haigused ja kandnud meie tõved. Sõnaga aetakse välja. Meil peab olema sõna arsenal kuradi vastu. Ja kuradil ei ole meelevalda, sest meelevald võetis Jeesus, ta riisus kõik, see on kirjutatud Efeklase kirjas, ta riisus kogu meelevalla ja häbistas seda Kristuses Jeesuses, Jumal riisus. Kurat saab valetada, nii et ta annab kogudus ise kuradile meelevalla. Vaat see on asi, et kuradile annab kogudus meelevalla. Ta tuleb valetama. Kui ma toon jälle palveränduri teekonna, kui see palverändur oli seal orus saatana kiusata. Mis see kurat ütles seal kõige esimesena? Sa näed ju, et ma olen relvitu. Oligi relvuti, ta ei valetanud. Mul ei ole relva. Ja siis ütles, et pane sina ka relv käest ära. Vaat seda tahabki saatan öelda. Pane relv käest ära. Mine tagasi koju. Vaat see on see. Ei pane relva käest ära, me ei pane piiblit käest ära. Saatan tahab, et me võtame, et tema pettustele alluda. Ja palverändur, nagu me teame, ütles niimoodi, et sa oled valetaja, sa mässid ja sa manipuleerid siin kristlasi. Ja kristlased on suurem osa juba hübriidiks manipuleeritud. Sellepärast, et nad on neid valesi uskuma jäänud. Valede pettuste läbi käib tema vürstiriik, saatana vürstiriik. Pettustega saab saatan varastada Jumala lapsi ja panna oma kasuks tööle. Ta paneb oma kasuks tööle, anda selle uhkused ja värgid, tõstes nad kõrgusesse omale nime tegema. Jumal võib sulle sillutada sellise nimetöö, et sa oled seal ei tea, kus varsti oled nii suur nimi ja tegelikult ei ole Jumal seal taga, vaid saatan on seal sind tõstnud, sest sa tema pettusest aru, sa ei hammustanud tema pettusest aru. Et sa langeksid, saatan tahab, et sa langeksid samasse lõksu, kus ta langes ise. Jumala au ja väe läbi me võidame valed. Jumala au ja väe läbi. Tõde on see, mis vabastab ja võidab vale. Vaata, tõde on see, mis vabastab. Kui te tunnetate tõde, siis tõde teeb teid vabaks. Võidab vale, sest see on Jumala sõna ja piibel. Ja Jumala sõna on parandav. Armastus alati parandab, ravib haavad,
toob sümptomid valguse kätte, paljastab pattude tunnistajatele antakse armu tasuta ja ainult tunnista oma vigu ja saad armu. Jumala asjad on väga lihtsad ja selged. Palve toob Jumala sõna janu. Leiad ennast varsti maailmas. Kui palve kaob, kui su palve kaob, palveelu kaob ja sa hommikul jääb ainult hommikupalve ja kõik ja sa ei ole nagu keeltes ei palveta või jääd nagu nõrgaks seal. Tuleb väga keeltes tuleb palvetada. Siis varsti leiad ennast maailmas. Sest ja patt kanti ära ristil, aga meie asi on patt tuua risti alla. Me peame seda ise tooma, tunnistama oma vigu ja siis saadakse armu. Ja ülevalt sündinud inimesed, kes on ülevalt sündinud ära, kui nemad tunnevad lausa patuvalu, sul hakkab seest valutama. Kui sa oled üle astunud millegagi, kui sa oled mingisuguse patuga nagu sebima hakanud, siis sa seest hakkad ma nimetan seda patuvaluks. Sa võid valutama hakata, sul on valu, sa pead asja korda ajama, sa ei saa, see piinab sind. See on tohutu koorem, sa tahad kähku ja selle endast välja saada. Ja see tuleb viia risti alla ja tunnistada üles. Ja osad lihtsalt ongi, hübriidid on ka, et osad on nii uhked, et oma maine on nii kõrgeks on juba ennast tõstetud, et ei julge ennast alandada. Aga alandumine peab olema meie elustiil. Kristlase elustiil on alanduda Jumala käe alla, nagu ütleb sõna. Alandugi siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Temal on see õige ajal, mille tema ülendab. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Meil on vaja mured ja asjad. Mure on ka üks patt. Muretsemine ütleb, et murekorts on olemas. Kui tahad kortsu minna, siis muretsed ennast kortsuks. Seda tuleb anda Jeesusele. Jeesus ei taha, et me oleme kortsud ja plekised, kortsused, muredes, kortsulised. Et siin ütleb edasi, et olge kained ja palvake. Süüdistaja kurat käib ringi, otsides keda neelata. Ta käib ja otsib ümber Jumala lapsi. Ta otsib, et me kuskile langeksime mingisuguse jama sisse, mingisuguse vale sisse, mingisuguse lõksu. Ja on kirjutatud, vaata ju, et anna meile andeks, nagu meiegi andeks anname. Näed, see on kirjutatud. See palve seletab kõik, mis Jeesus ütles, et vaata, meie see palve. Mida külvad, seda sa lõikad. Andestad, siis andestatakse sulle. Kui sa ei andesta, siis ei andestata sullegi. Vaata, meie asi on andestamine. Andestamine ei ole see, et sa pead kurjal inimesel nüüd külas hakkama käima, kes sulle midagi tegi haiget. Andestamine on see, et sa võtad jõu ülevalt, annad selle olukorra õiglase kuninga kätte. Mõnikord andestamisest tekib tugev sõprus. Kui üks andestab, teine andestab, siis on võimalik, et tuleb väga suur sõprus, võib tulla kõige parem sõbrad tulla. See võtad ja mõnikord tuleb suur sõprus, mõnikord peab andestama inimesele nagu Jeesus andestas nendele, kes ta risti lõi. Ja siis andestada ära, isand on andestada, ei tea, mida nad teevad, ja siin lüüakse risti ka veel. Võtta, aga andestama sa pead. Andestamise mitmeid eriseid asju. Võib andestada niimoodi, et saad parima sõbra. Andestamine on kahetsus millegi üle, mida inimene tegi. Mitte lihtsalt, ma andestan sul niimoodi, ma palun su käest andeks, kui ma olen midagi teinud. See tähendab seda, et sa ei ole mitte midagi aru saanud, mida sa tegid. See on nii palju inimesi on ütlenud, et kui ma olen sulle midagi teinud, anna mulle andeks. Mida sa palud andeks, kui sa isegi tea, mida sa tegid. Sa pead tegelikult ju teadma, mida sa tegid. Räägi oma jutt ära, mida sa tegid ja siis andestatakse. Et see nii ei käi. Kui poeg lööb segi näiteks toa, peksab külmiku puruks ja tambib seal laualambi puruks, tuleb isa juurde, anna andeks. Ja isa tuleb, andestavad. Ei, niimoodi ei ole. Ta peab tunnistama oma viga, kahetsema ja seda mitte enam kordama. Ütleb, et issand, ma tegin praegu tõesti, et ma ostan uue külmkaapi, ostan uue laelambi, et palun andeks, et ma siin korra lagedust. Vaat niimoodi on asi. Ta heastab selle. Jumala poeg, meie kui Jumala lapsed peame samamoodi tegema.
ja ülevalt sündinu kristlane, kelleks me kõik peame saama, muidu me taevariiki näe, on tema sümptom on see, ta vihkab pattu ja kõiki kurjust ja ei taha mingisugust ühist osa kurjade vaimudega. See on ülevalt sündinud kristlaste elu motiiv. See ongi selline, ma ei taha mingit patust, ma ei taha kuulda ka jäledust, see on patu vihkamine ongi jumala kartus. Kui sa kardad jumalat, siis sa vihkad pattu. Igasugust kurjust, pööras suud, kõike, mis siin on see 7, mida jumal vihkab, pead sina ka vihkama, nii nagu seal selles jumala sõnas on. Ja issand, alastaja, aita meil käia, et me ei muutuks hübriidideks, et me ei hakkaks teisest taevast siin võtma, vaid et me tahaksime üha sulle lähemale ja isa, me teame, et sinu juurde saab tulla ainult läbi paastude ja läbi alanduse ja hüüdes sind ja issand, sa oled meile andnud võtmeid, kuidas tulla sinu ligi, issand. Ja sa ütled, et tulge minu ligi, siis tulen mina, siin on meie osa tulla sinu ligi ja sind otsida, issand Jeesus. Me täname, issand Jeesus, et meil on antud need juhtnöörid, kuidas saada sinu ligi. Ja issand, palun hoia meid selle teise taeva pettuse eest, mis on langemas nüüd varsti kogu ilmama peale, et eksitada ka valituid, et seal on öeldud, ka valitud hakkavad eksima, kuna pettus läheb niivõrd salakavalaks ja saatan teeb kõik järgi, et meid eksitada. Isa, ma palun, hoia meid, Jeesuse nimel palume, hoia meid selle eest. Las meil sees kõik keerab, kui asi on vale. Issand, pane need indikaatorid meie sees tööle, me väga palume, issand, Jeesuse Kristuse nimel. Too vaimu antud ühtsus, issand, meie sisse. Me võiksime armastuses 11 pidada kõrgemaks ja et see vendade ühtsus ja õdede ühtsus, kõik, mis sa oled kokku pandud, et see võiks järjest kasvada ja me võime 11 üli usaldada ja et keegi keelegi ära ei annaks. Ja issand, me palume, issand, seda kõike me issanda Jeesus Kristuse nimel. Aamen.